Keedus on täna olnud see mees, kes kolmeseid hästi on kotti ajanud. Ja Keedus ikkagi siin viimastes mängudes on päris hästi visanud. Keedus võtab kaugelt kolmese ja tabab! Keedus ja Keedus paneb kotti. Erik Keedus kolmesel. Keeduselt kolmene ja läheb! Keedus kas veel üks ja nii on. Keedus võtab kolmese, ei küsi! Keedus võtab raske kolmese ja laua põrkega ta tabab. Keedus paneb sellise asja sisse 4-3 temalt kaugelt. Ja Keedus korvi alla ja 2+1. aastane universaal Erik Keedus on oma korvpalluriteel jõudnud sisuliselt algusesse tagasi. Meistriliiga karjääri 17-aastaselt tollasest TTÜ meeskonnas Aivar Kuusma käel alustanud ääremängija on juba 3. järjestikust hooaega pallimas Tallinna Tehnikaülikooli meeskonnas. TTÜs nagu nii-öelda noortesatsis mängisin, siis selle tõttu oli ka nagu loogiline käik, kui sinna liideti siis see meistriliiga sats juurde. Siis olidki nagu nii-öelda oma poiss, kes pidid siis kasvama siis sinna meistriliiga klubisse, oli jah, juba 17-aastaselt. Võeti meie satis siis äkki oli 4-5 kutti sinna meistriliiga juurde. Ma suurt nagu selles mõttes ei mäleta, mäletan, et Kuusma trennid olid päris rasked. Saime palju jooksud ja mäletan oma esimest mängu. Ma küll täpselt ei mäleta, kas see oli Pirita vastu või oli see Valga satsi äkki siis vist ei olnud. Et vist oli ikkagi Pirita vastu. Ja kui vahetuspingile nii-öelda see, kes juba mängu peab minema, sinna pingile istusin, siis mänguaeg kestis veel 2 minutit ja süda jubedalt puperdas, et nüüd ongi aeg käes, et peangi minema. Ja lõpuks, kui mängu sain, siis sain fleksi liikumise pealt kiirelt kohe korvi alt 2 sisse tõstetud, mis olid seda mäletan, need olid mu esimesed punktid meistriliigas. Et siis sai nagu siuke esimene vibra sai maha selle esimese korviga. Esimene 7 aastat tundub nagu pikk aeg, aga kõik läks nagu selles mõttes loogilist rada pidi, et keskkool sai lõpetatud, sai astutud ka ülikooli ja siis nagu oli ka loogiline see ülikooli satis nagu edasi mängida. Jah, peale Kuusmaad oli 1 aasta oli Üllar Kerde treeneriks, kelle all siis tegelikult ma esimest korda nagu siis ka nagu reaalselt mänguaega sain. Kõige ennem ongi meeles ikkagi, ma arvan, need 2 Tiidu aastat, et selles võistkonnas oli mul väga suur roll ja Tiiduga ma arvan, meil oli nagu hea klapp, et ma mõistsin nagu, mida tema soovib nagu, või mängufilosoofiast sain, ma arvan, nagu hästi aru ja siis ta veel liigutas mind ka seal tagamängija positsioonile, et sain nagu dikteerida seda mängu. Korvpalliketsid pani Keedus jalga juba 1997. aastal, kuuludes väikese poisina toonasesse PC Sinimäe korvpalliklubisse, kus alguspäevadel tuli mõõtu võtta endast 2 aastat vanemate kuttidega. Õige pea meil sai seal päris hea punt omavanuseid kokku, kus näiteks mängis Vene, Siim-Sander, Evart. Et siuke äge punt oli koos. TTÜ korvpalliklubi alla tulime vist äkki 2003 aastal ja selles mõttes oma vanuses me ikkagi olime vist 1 aasta jäi ainult nagu nii-öelda tiitel võtmata, aga pigem nagu omavanuste koondis ka koosnes
koosnes sisuliselt nagu meie klubi mängijatest, et oli sükene, sattus kokku kuidagi sükene hästi hea ja kokkuhoidev punt. Ja ma mäletan seda, et kuna eriti seal alguse poole meil väga palju nagu sükseid konkurentsi polnud, siis treenerid olid siis Olev Paar ja Priit Vene, kes siis orgunnisid meil igasuguseid reise, et saaks ka nagu välismaa noorte vastu siis mängida. Ja sealt päris varases eas juba sai päris mitu riiki läbi sõidetud. Eredamalt võib-olla on meeles reis Itaaliasse, kus me 2001 aastal käisime, siis see oli nagu sükene esimene suurem võistlus, pikem reis, et mäletan, panime selle veel kinni ka, et lõpus mängisime kuskil, äkki see oli Lugano linn, ma nüüd täpselt ei mäleta, aga mängisime veel kuskil keskväljakul, kus oli meeletult publikut ja lõpus anti siuke suur rokikarikas ka, mida saime seal pea kohal tõsta, et see andis juba, ise olid seal 11-aastane alles, see ja ka rahvast oli palju ja see andis päris siukse ägeda emotsiooni. aastal koondisega Riias Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril mänginud endist rahvuskoondislast paelus korvpalli esimesest pallipuutest ning seetõttu ei tekkinud kordagi kahtlust end muude spordialadega siduda. Kokku 60 või? Et 32-st? 33-st? Vaata. Või kops koos. Kaheks. Üheks. No kõik läbi. Noh, kuna ma nii kaua seda korvpalli olen mänginud, siis ma arvan, et see on nagu üldse suur osa nagu sellel, milline ma inimesena üldse olen nagu. On kujunenud tänu sellele, et ma selle ala sees olen olnud, et ma olen ikkagi ju päris väiksest peale pool suve alati seal juba kuskitel laagrites veetnud ja kogu aeg nagu siukses Kossu seltskonna sees olnud, et eks see ikka nagu keskkondi mõjutab, milliseks sa nagu kujuned, et ma arvan, et on õpetanud just seda, et distsipliini ja pühendumust ja õpetanud mind elus nagu pingutama. Kump on esireit enne ette natukene? Enne, sa tahtsid, et ma teen svingi või? Ei ole vaja. Ei ole? Okay. No. Sa muidugi tunned, et sul on vaja, aga... Sving oli 12-10-8 või? Ja mingi harjutus superseti või? Sisse. Nagu õpikust. Käin nüüd natuke tagurpidi ka. Mängu juures meeldib see, et see on nagu nii mitmetahuline, et seal on nagu nii palju elemente ja üldjuhul on nagu põnevus alati nagu lõpuni välja, et põhimõtteliselt minu hobi on minu tööna, et ma arvan, see ongi see nagu üks suuremaid asju, et ma saan teha seda, mis mulle tõeliselt meeldib, teenida sellega elatist, saan päeval magada. Mis veel? Ega hobisid ei ole väga palju muid kujunenud, sest et polegi nagu selle kooli ja korvpalli ja pere kõrvalt tegelikult aega, et mulle meeldibki perega aega veeta nagu või sõprade seltsis aega veeta lihtsalt, et teha koos mingeid ühistegevusi, aga mingid sellist asja ei ole, et näiteks, et ma ei tea, käin iga kord kalal või mängin kitarri, et sellised hobisid mul pole.
üks seeria võiks teha tagasitõmbamisega, aga sa pead ise tunnetama, kui see tagasitõmbamine ei ole sinu jaoks, siis ma just mõtlen, et ma ei jõua vaata vist selles. Ei, aga see ei ole see, et sa lähed nina vastu maad. Ei, ma saan aru jah, aga see siis tuleb hästi lühike amplituud. Jah, ma mõtlengi seda, et kui sa tahad, eks niisugust suuremat amplituudi, siis sa võid kõik roolid teha maha, aga me tegime nagu ühe selle ka, sest see pingutus kui selline on tagareidle kõvemaks tagasitõmbamist. Nii et ise valik. Milline ma olen mängijale? Ma ise tahaks uskuda, et kompromissitu võitleja ja teen nagu selliseid asju, mis võib-olla statistikas ei kajastu. Püüan nagu niimoodi võistkonna abiks olla. Ja nüüd siis ülekaalu olukord taas TalTechil Keeduse kolmene ja Keedus ikkagi siin viimastes mängudes on päris hästi visanud täna. Korvpallitreener Alar Varrak on ääremängija karjääris mänginud suurt rolli. 2014. aasta suvel oli tema käsi suuresti mängus Keeduse PC Kalev Cramosse värbamisel ning juba teist hooaega ollakse koostööd tegemas ka Tallinna Tehnikaülikooli meeskonnas. RK on selline intelligentne, viisakas, tore Eesti mees, et tal on alati selg sirgu, viisakad riided seljas. Ühtegi 4-tähelist sõna temalt ei kuule, alati tere ja taega selline ja näha on, et ta maailma asju jagab ka, et selline intelligentne, korralik Eesti mees. RK jagab mängu, et selles mõttes just kaitsefaasis ma mäletan, ma ei räägi siin praegu TalTechi aegadest, ma räägin siin, ütleme siin koondise ja VTB aegadest, et tema jagas matsu ja see intelligentsus on temal ka nii-öelda kutsutakse basketball IQ-ks, et temal on ka see basketball IQ väga hea. Ta on siuksel tasemel igale võistkonna, ma arvan, vajalik vend. Ma tean, et ka Cramo on teda kaalunud siin tagasitoomisele, et on universaal, ta on kogenud, ta on hea viskaja. Jällegi, kui ta mängib meil 4, ta venitab meil selle väljaku üsna laiaks, annab teistel rohkem ruumi ja kui abi antakse, siis heal päeval ta paneb ju seal 5-5, eks. Tuleb kehvemaid päevi ka sisse, aga mis seal ikka kõigil tuleb. Pluss kaitsest, ta räägib hästi, ta liigub hästi, just ma räägin meeskondlikus eriti nagu, et juhendab teisi ja meie taseme juures ma arvan, jätan võib-olla Cramo välja, ma arvan, et ta sobiks igasse satsi. Keedus, kas veel üks ja nii on? Ja teine kolmene järjest ja ikka veel Kivi ei saa aru, et ta viskab. Esimese siis TTÜ tsükli lõpus oli juba endal sisetunne ka, et on nüüd juba keskkonna vahetust vaja. Ja tekkis Cramo variant, mis tundus tol hetkel kindlasti ka nagu sammuna edasi. Et selles mõttes oli üleminek lihtne, et kuna oli teise klubi poolt soov olemas ja ise tundsin ka, et koolis oli mul ainult lõputöö jäänud kirjutada, ehk siis ei olnud enam, ei takistanud ka nagu see kooli pool mind, et ei pidanud siis koolis nii-öelda kohal käima enam. Et teadsin, et seal Cramos on aja siis juhtimine väga keeruline, kuna VTB liigat mängiv klubi, ehk siis sul on neid reise palju ja sisuliselt oma aega jääb väga vähe, et selle kõrvalt nagu kooli teha on kindlasti keerulisem. Esimesel hooajal Cramos läksin nagu vastu sellise mõtteviisiga, et ma teen endast nagu kõik selleks, et ma mängida saaks, et ma hiljem ei mõtleks siis tagantjärgi, et mis ma ise oleks pidanud nagu teisiti tegema. Jällegi mäletan, et ega ma tegelikult väga palju mängida ei saanud sõpruskohtumistel, kontrollmängudes. Aga sain esimeseks Tartu mänguks eriülesande, et katta Taltsi. Ja kuna me selle mängu võitsime ja ma arvan, et ma enam-vähem tulin hästi toime selle ülesandega, see tekitas siis Varrakus kindlasti seda usaldust, et mind mängu panna ja ma ju liikusin tegelikult positsioonile 4, et seda ma isegi ei tea, et kui mind nii-öelda värvati sinna Cramosse, et mis positsioonil ta tol hetkel mind nägi, sest et
mida ma mäletan, et näiteks E.J. Singler toodi 4 peale, aga kuna mees jäi lennukis natukene lühemaks, siis tema mängis lõpuks ikkagi 3. Keedus 3. Erik Keedus viimasel sekundil 7,5 meetri pealt nagu vanarahu ise. Peab minema ja läheb ja kas Keedus hakkab nüüd tassima? Graamos sain sisuliselt, sai igas rollis oldud, et olin nii pingi lõpumees, kui olin ka kindel algviisiku mees, et nende 5 aasta jooksul kindlasti olid nende aastate jooksul ma mängisin taseme mõttes kõige paremat korvpalli, mis ma olen mänginud oma karjääri jooksul. Seal on kindlasti süüdi ka see, et sai VTB-d mängitud ja pidevalt nagu selliste vastaste vastu mängida. Nendest aastatest ilmselt ma arvan, et kõige parem aasta mul oli too aasta, mis lõppes kahjuks ristadsideme vigastusega. Et tol hetkel ma tundsin ennast füüsiliselt väga heas vormis ja samuti ma arvan, mu mänguminutid olid seal ikkagi 30 lähedal keskmiselt isegi. Või ma valetan ka, sest et mõned mängud ma sain 6 minutiga 5 viga. Et oli nii raskeid aegu kui ka helgeid aegu, et sellest 5 aastast 4 meistritiitlit, nendest on tegelikult kõige paremini mulle endale ikkagi meeles teine, kui me võitsime Raplat, sest ma arvan, et tol hetkel ma mängisin nendes finaalseeriates siis enda kohta kõige suuremat rolli. Et 3. aasta olin ma kahjuks vigastatud ja siis 4. see on siis 3. tiitel ja 4. tiitli me mängisime Tallinna Kalevi vastu. Ja tol hetkel olin ma tulnud siis sellest ristadsidemest tagasi ja olin jällegi nagu sinna pingi lõppu vajunud. Et kõige eredamalt on meeles see teine tiitel, kuna ma usun, et sel aastal oli kõige suurem publiku huvi ka. Pika karjääri jooksul pole Keedus seni veel välisklubisse pääsenud. PC Kalev Cramos oma karjääri parimat korvpalli näidates tuli pakkumisi küll madalamatest liigadest, kuid taseme mõttes sammu tagasi teha mees ei soovinud. Üks, mis seni kripeldama on jäänud, on see, et kordagi pole saadud välismaal käidud. Eks see on jäänud nagu mitme asja taha, et ma arvan seda, et lihtsalt välismaale mineku pärast polnud ka nagu mingis karjäärifaasis nagu mõtet kõhuli joosta, et ma pean jõuga minema välismaale. Et ma just mõtlen siin Cramo aastaid, et tol hetkel oli ikkagi väga kõva väljund VTB näol ja tase oli ju selles mõttes ikkagi Euroopa tipu lähedal. Et tol hetkel oli kindlasti huvi nagu mingitest klubidest, aga mitte sellist, mis oleks siis minus piisavalt endas ka huvi tekitanud. Samas nagu tagantjärgi mõtlen, et kogu selle elukogemuse mõttes ja et oleks tahtnud ikkagi võib-olla ära proovida ka nagu välismaal. Aga ütleme, et välismaal, et millega ta nagu siis ta agent müünud oleks teda, et 4 puhul, ütleme, VTB tasemel 4 puhul ta on ikkagi ebastandardne 4. Ja teda nagu 4 müüa välismaal oleks anda agendil lühimalt keeruline lugu, kuigi mängudest ta seda tõestas. Ja ütleme, et müüa teda kui nagu pikka tagamängijat, jällegi ma toon, ütleme, VTB, ma ei too siin mingisugust Rootsi liiga või ma ei tea, Islandi liiga näidet. Ma ei näegi põhjust otseselt sinna minna, kui sul on Eestis hea töökoht olemas, aga ütleme, VTB või ütleme, niisuguse Kesk-Euroopa taseme juures võib-olla palli käsitlus jäi tal nagu puudu, et nagu tagamängijana ennast müüa. Et hea agendi tööna oleks saanud teda müüagi kui niisugust all-around playerit või hübriidi, aga mingil põhjusel see jäi tegemata. Mul on äärmiselt kahju, sest tegelikult ma arvan, et oleks väga hästi hakkama saanud. Kindlasti oleks olenenud ka natuke õnnest, millise treeneri juurde ta oleks sattunud.
aga ma arvan, et ta oleks hästi hakkama saanud. Lihtsalt ma arvan, agendil oli teda raske müüa, et mis ta siis nagu täpselt on. Senine korvpalluritee on Eeriku ellu toonud mitu head korvpallurist sõpra, kellega suheldakse tihedalt vaatamata sellele, et ühes meeskonnas enam ei mängita. Ma arvan, et meil on selles mõttes mingil määral sarnased käekäigud olnud karjääris, et on vigastusi olnud ja ei ole nagu mingit suuremat läbilööki olnud, et me oleme käinud suht sama rada väiksemas klubis suuremasse ja siis tagasi ja niimoodi ja siis me oleme saanud või leidnud ühise keele mingi teatud asjade üle ja saanud arutada, miks võis nii olla ja siis tihtipeale me kuskil välisreisis jäimegi jutustama mingite asjade üle ja kuidagi nii on läinud. Meil on lapsed, põhimõtteliselt peaaegu ühevanused, et see on ühine teema ja kuidagi väga okeilt meil klapib nagu suhtlemine omavahel. Kui ma teda väga ei tundnud, siis ta mulle üldse ei meeldinud, ta oli siuke halb vastane, sitke ja ajas oma rida ja mulle siuksed mehed ei meeldinud väljaku peal, kes tahtsid vastu hakata. Aga ja, eks ta oligi siuke peenike vibalik, igale poole ta jõudis ja ka hiljem, kui koos mängisime, siis ühes võistkonnas on sellise mehega väga hea mängida, et kes tahab igale poole jõuda ja tahab teha võistkonnale kasulikke asju, kaitses pingutada, rünnakul on tark, väga okei võistkonna mängija. Väljakul väga hea meeskonna mängija, siis ka üldises mõttes riidetsruumis muud suhtlemised. Võistkonnad annabki juurde seda, et ta on kuidagi, ta ei tekita või tal ei ole mingid pinged mitte kunagi kellegiga või kui on, siis ta alati oskab need väga lihtsasti ära siluda, et ikka mängijate vahel seal mõnikord tekivad mingid hõõrumised, siis kuidagi Eerikul neid mina ei mäleta, et oleks selliseid suuremaid probleeme väga kellegiga tal olnud, et kui võistkonnas on, ja ta on just selline lepitaja ka, et kui võistkonnas selline mees on, siis see on nagu väga kasulik. Ei, trennides me saime ikkagi üksteise vastu mängida, et pahatihti on niimoodi, et võistkonnas on mingi teatud vigastused, siis sellised mehed nagu Keedus, kes on 2 meetri ligi, peavad mängima pika mehe positsiooni ja mina olen seda pika mängin ja siis me satume kuidagi kokku kogu aeg trennides, et me ikka oleme konkureerinud trenni mõttes, aga mänguaja mõttes ma arvan, et me ei ole pidanud konkureerima. Pärast 5 hooaega Kalev Cramos otsis Keedus uut väljakutset, kus saaks end taas liidri rollis väljakul tõestada. Tee viis Tallinnast Raplasse, kuid hooajale vajutas tugeva pitseri varasem Kalevis saadud tõsine põlvevigastus. Peale 5. aastat Cramos tundsin uuesti, et on vaja keskkonnavahetust, kuna mul oli kujunenud küll selline roll Cramos, kus rünnakul seisad nurgas ja kui pall tuleb, viskab peale, siis tahtsin sisimas ikkagi nagu kandvamat rolli endale saada ja tundsin, et pean selleks nii-öelda keskkonda vahetama. Ja tol hetkel tundus selleks Rapla nagu kõige parem variant. Ja ma usun, et see ei olnudki üldse halb variant. Kahjuks aga tuli kõva tagasilöök uue põlve opi näol. Et tegelikult need mängud, mis ma mängisin seal, ma nautisin seda, ma sain nagu kandvamat rolli mängida, aga ülekoormuse tõttu pidin uuesti põlveopile minema. Ja selles ülekoormuses ma olin ise nagu süüdi, sest et tekkis tunne, et ma pean nüüd meeletult trenni lõhkuma, et parem olla jälle. Ja siis panin sellega üle, mis siis lõppes sellega, et pidin uuesti lauale minema. Ja kahjuks siis sellest opist taastumine läks raskemalt, kui eeldasin. Et see periood, kui ma olin mängida sain ja terve olin, seda ma tegelikult tõeliselt nagu nautisin jälle. 2 ja 4 alla. Koroonapandeemia ajal kerkis üles palju teadmatust ning tänasel päeval ka isa rollis olev Keedus otsustas tulevikule ja perele mõeldes taas liituda TalTechi meeskonnaga, et jätkata korvpallimängu kõrvalt haridusteed ka Tallinna Tehnikaülikoolis.
Okay, let's start. We have to do what we wanted to do in the evening. Sorry, in the morning. Go, Nelly! Kuimet, ta tule üles nüüd, kaart to kaart. Siinpool jõks. TalTechi sai tagasi tuldud, kuna teadmatust oli nii palju oma tervise seisukohast põlvega, samuti koroona, et kas üldse, mis määral see sport jätkub. Kuna on pere ka juba tänaseks päevaks, siis on vaja pere ka kuidagi ülal pidada, et lihtsalt elu sundis juba mõtlema selle peale, et mis saab peale korvpalluri karjääri. Ja selle tõttu oli ka loogiline otsus TalTechi tulla, kuna magistrisse sai nii-öelda sisse astutud. Ma ei näe, kuidas üheski teises klubis oleks võimalik nii hästi ühendada kool ja korvpall. Oota, nüüd. Tänaseks päevaks võtan juba ikkagi nagu hooaja korraga, et minu jaoks on tähtis see, et ma naudiksin seda, et vastutahtmist ma seda ei teeks. Aga ma ei oska öelda, kaua see veel nagu kesta võib ja kaua klubidel minu vastu huvi on, et praeguse turuolukorra seisust tundub, et võiks nagu ka jätkata mängimist siis, kui selle kõrvalt teeks tööd. Aga ennem peaks muidugi selleks tööle minema, et võtan hetkel hooaja korraga ja vaatan, kuidas tervis vastu peab. Sisemist motivatsiooni on veel nagu kõvasti, et ma arvan, muidu ma seda ei teeks, et tänasel päeval on see mäng nii kiireks aetud, et sa pead lihtsalt enda kallal päris kõvasti vaeva nägema, et järje peal olla, et selles mõttes sisemist motivatsiooni on, et jätkata. Ikka karjääri jooksul on neid positiivseid emotsioone olnud palju, aga ma arvan, et kõige esimesena ikkagi tulevad pähe nagu rahvuskoondisest mängud. Seal on kuidagi nagu alati hästi suur publiku huvi näiteks olnud ja on nagu saadud, ma arvan, selliseid häid võite, kuna Eesti koondis on ju enamus kordadel, vähemalt kui mina seal mängisin, siis on läinud nii-öelda paljudele mängudele underdogi rollis ja on sealt, ma arvan, mõni hea võit ikka nopitud. Niisuguseid kihvte satse on üldse palju olnud. Kui ma nüüd esimesena tulevad pähe, meil oli kihvt punt siis, kui TTÜs, kui Tiit oli treener. Ma arvan, see olid nagu kõik olid nagu umbes enam-vähem ühe vanused, välja arvatud Make. Make oligi niisugune papsi rollis seal, aga see oli niisugune hästi kokkuhoidev punt ja samuti Cramo esimese aastal, kui olid Machadod ja Elegarid ja siis oli ka kuidagi, kui ma nüüd meenutan, siis on nagu niisugune tunne, et seal tol ajal ma mäletan nagu hästi head niisugust võistkonna keemiat ja mis kajastas nagu mingis mõttes ka tulemuses, ma usun, aga huvitavatest kujudest siis kindlasti väga niisugune treener, keda mujalt pole kogenud, on muidugi Kairis. Ütleme nii, et pani mehed ikka korralikult joonele ja samuti siis sellest Kairise teise aastast see võistkond, et seal oli ka päris niisugune kirju seltskond, et väga omapäraseid tegelasi, need Brottenid ja Lewised ja Multriid ja Lynchid. 3-4!